kas puuetega noortel on reaalselt võrdsed võimalused õppimiseks või tegelikult see on ikkagi nii ja naa? Tegelikult see on ikka nii ja naa või siis, et ei ole. Et kindlasti on neid häid näiteid üle Eesti ja neid kindlasti tuleb järjest juurde, aga meile tuleb ikkagi väga suurtes kogustes tegelikult neid muresid haridusega, alates alusharidusest, lõpetades kõrgharidusega, seal vahel on ju kõik, sealhulgas kutseharidus. Me näeme ise ka, et me oleme väga palju rõhku pannud sotsiaalpoolele, tervishoiule, ka tööturule jõuame nüüd viimasel aega rohkem ligipääsetavusele, aga haridus, mis ju tegelikult on veel kõige baas ja kus on nii palju probleeme alates lasteaiast, et sinna kindlasti saab oluliselt juurde panna ja ma rõhutan, et meil on põhiseadus ja põhiseadus kehtib kõikide laste osas võrdselt. Et see ei ole nii, et sa oled puudega laps ja siis mine kuhu kohal, et nagu sageli öeldakse, et kirjuta ennast teise kohaliku omavalitsusse sisse või siis lähed teise Eesti otsa üldse kooli, et eks peredele sobivad erinevad asjad, kuid mina siiski olen seda meelt, et esimene lahendus on alati see, et puudega laps või mitte, ta ärkab hommikul oma kodus ja ta tuleb peale kooli ja huvialaringi päeva, ta tuleb oma koju. Et jah, igasuguseid lahendusi on ja mõnikord need toimivad perele ja lapsele võib-olla paremini, kuid baas peab olema see. Kuula meie sisukaid podcaste vabadused.ee-st.